Tšau barbecue-ässad! Nädal aega, no ma ei ütle, et see puhkus oli. See oli hull rabamine. On möödas, kus ei ole videosid olnud. Täna läheme kohe poe kallale, kus on päris palju uut manti. Let's go! Alustame Bluesoogi kastmetest, sest et original loomulikult on olemas. Honey Mustard on olemas, Raspberry Chipotle on olemas, Tennessee Red veel purgis on olemas, Smoky Mountain on olemas. Champions Blendi on veel natukene sellisel kujul. Tennessee Red purgis praegu, aga kolmapäeval pannakse mulle teele alus, kus on siis peal squeeze-pudelid ja ka squeeze-pudelid siis lõpuks Champions Blendi uuesti. Siis Bluesoogis praegu on meil ainult see Sweet and Savory suures. Tuleb ka siis see päikepurk tagasi. Dirty Bird Hot, Dirty Bird olemas. See Cherry Apple Habanero on tagasi. SPG on olemas, Original Beef, chicken soogid, värgid, kõik on olemas. Hot sauce'i loomulikult suures koguses hoian laos. Hot honey'd ja nüüd on uus hot honey. See on siis smoked hot honey ja nad ei ole pannud nagu suitsusi otseselt sisse. Nad võtavad chipotle ja teinud chipotle mee põhimõtteliselt. Ja chipotle see on suitsutatud Mehhiko piprad ja sealt tuleb siis kuumus ja tuleb ka suitsu maitse. Praegu on olemas Holy Gospel, tuleb lattu tagasi Gospel, must Gospel, siis see õige asi selle uue alusega. Honey Baconit sain ma nüüd nii palju, et ma ostsin ära kogu selle lao, mis neil oli. Seda oli seal mõned kastid ja see on olemas. Fakt on see, et seda rohkem ei tule. Siis Seafood Seasonings jubilee on olemas, sellega teen ka kohe kreveti retsepti. On kaevunud kõvasti sellesse Ameerikas käies need kokteilkastmed, mille sisse sa tipid. Küll mingi keedu krevetti, kui see kuskil nii-öelda kreveti kokteilina tehtud on, aga ma grillisin ja tulid väga head krevetid. See küll mitu operatsiooni korraga õiges järjekorras peab tegema, aga jumalast head tulevad kui grilli peal teha. Ja see oli see maitseaine, millega ma seda tegin. Ja siis see kokteilkaste on see poekraam põhimõtteliselt. Segad natuke kokku ja tuleb midagi sarnast sellele, mis mul oli meeles sealt Ameerikast ja ma ütlen siis, mille omas oli ka. Aga tagasi tulles, Killer Roxy D-barbecue raab on olemas ja loomulikult on AP ka tagasi. Samamoodi patraab väikses purgis meil alati olemas, Duffy Stone'i Sweet. Kusjuures ärge alahinnake seda, kasutades sealiha suurte tükkide tegemisel. See on väga hea maitseaine selle jaoks. Millalgi on see nüüd tulemas tagasi, siin on väike kikk ka veel sees. Me tegime suurt siga sellega, see oli suurepärane. Millalgi tuleb Duffy Stone'i uus kraam uuesti ja Kesk-Euroopa tühjendab sealt ühest konkreetsest asjast kogu aeg selle lao hetkega. Ja see on see mingi piigu mami ja ma proovin selles, et siis kätaselt silma peal hoida, et ära võtta sealt siia ka see ja vaata, mis asi see on, mille peale siis see suur fass on. Angus on toinki ranch tagasi suures koguses jälle. Neil on chicken shit, good shit, no shit. Turnbike'i tooted panen nüüd kohe lattu tagasi või lattu sisse, et mul on neid kasmeid asju seal mitu. Ma pean ise korraks veenduma, mis asja ma sinna alla kirjutan ka, et ma päris suvaliselt ei lao tooteid üles, et ma tahan natukene veenduda, et on soovitus või siis ei kõlba üldse. Igatahes Butcher Barbecue. Need asjad, mida ma nüüd näitan, neid saab juurde. See Wild Cherry.
ehk siis väga hea kirsi maitseaine. Ja siis midagi, ma ei oska seda seletada. Maitstes on see super hea. Savory pekaan, see on siis see pekaani pähkli maitseaine, aga mitte magus, vaid siin on see soolane alataust tehtud ja ma ei taha kasutada sõna, see on nüüd huvitav, sellepärast et see võib tähendada tavaliselt, et no see küll kuskile ei kõlba. See kõlbab, sest see tõesti on väga huvitav maitse, täitsa teist, ma pole midagi sihukest varem nagu kogenud. See karjub sea ja kanaliha järele. It's good stuff. Nii, aga näitan teile veel midagi. Tagasi on ka siis kõikvõimalikud need Angus & Oinki need kuivmarinaadid suitsulihale. 3 maitset, mis seal oli. Aga Butcher ja see on nagu one time only, et see on see korra tuli bänd tagasi ja see bänd tuli täiesti kogemata ja mulle vanuti seal käsi südames, seda jama enam ei lubata. Original brisket injection. Seda on nii palju, kui mul siin on, ma ostsin nii palju kui võimalik sealt ära. Ja teine asi on pork injection. Seda ma sain veel suurema koguse ja seda hakkasite kohe siit kahmama ka, nii kui see üles läks. Et õigesti teete, et kahmata, sest et see on väga hull kraam nagu see brisketi omagi. Ja seda me ei saa enam, et pane riiulisse või seisma endal. Üks asi, mis nüüd on täitsa uus ja legaalne uus, on Malcolm Reedi teate, see, kes Killer Hawksi autor on ja teeb seda How to Barbecue Right kanalit, kelle noad mul ka siin on. Siin on ka How to Barbecue Right logod juba peal ja see on tema bird brine, ehk siis see on kanaleotis, aga see on mitte ainult kanale, vaid ka suurele linnule, ehk siis mingisugused kalkuni osad ja nii edasi, et saab hästi mahlaseks sellega. Et seda on suur kogus laos ja anname tuld. Siis nüüd peame tõsist juttu ka rääkima, et see mitte, et enne ei oleks tõsine juttu olnud. Aga 1. juuli on nüüd varsti homme ja mul ei jää muud üle, ma pean oma hindasid nüüd tõstma, et ma vaatasin siin nende, mis 20 tuuris need purgid siin on, nende hind tõuseb circa euro. Ja ma ei saa midagi sinna parata, et ma annan siis oma niigi õhukese katte ära, mida ma nagu nii jaotan siin transpordifirmadele asjadele. Et selleks, et seda hinda hoida, ma enam ei suuda hoida. Et mul läheb see asi väga tagurpidi muidu. Et nii on. Midagi pole parata. Vot, sama kehtib kogu poe kohta põhimõtteliselt, kogu läbi poe tuleb liter juurde. Et kes veel tahab midagi odavamalt saada, siis täna on sinu võimalus. Sest kui suures ma tänase jooksul hakkan juba neid hindasid muutma, et see on käsitöö seal, et jah. Aga selleks korraks kõik. Ma jäin näitamata. Butcheri kanakäärid tagasi laos. Ja need inku väiksed ja kõik asjad on olemas praegu, et loodame, et läheb ilm ka ilusaks. Tahaks nagu eestlase grilli ilma ka näha. Muideks, see Bulgaaria ketšup naaseb nüüd 3 erineval maitsel ka siia minu selja taha, et hoidke silma peal, kes ei esimene kord ilma. Hea kraam on saslaga. Vot nii. Tšau, tulen neljapäeval tagasi.